Täna varahommikusel õnnetuspaigal oli liiklus taastunud juba hommikul kella 8. Ja nagu te näete, siis ilmastikuolud ei ole just kõige paremad, talvised nagu ikka, kuid libeduses ei maksa põhjust otsida, miks täna hommikul avarii juhtus. Esialgsetel andmetel on näha seda, et Poola veokijuht ei täitnud teadmiskohustust, sõitis dubleeritud liiklusmärkide alt Anna teed läbi, sisse siis bussile külje pealt, põhjustades sellega liiklusõnnetuse ja isikukahju. Ülisuure tõenäosusega võime rääkida pigem tähelepanematusest, et ilmastikuolud olid talvised, oli pime aeg, ristmik ei olnud tol hetkel fooridega reguleeritud, ehk siis olid vilkuval korralaasel režiimil ja on alust arvata, et ilmselt tähelepanematusega võis olla tegu. Aga veel kord täpsemad asjaolud selguvad siis menetluse käigus. Sündmuskohal toimetati haiglasse 9 inimest, 10. anti sündmuskohal esmaabi, tema haiglaravi ei vajanud ja siis sellest 9-st 3 on raskemalt vigastatud ja nendest 1 on siis üliraske vigastusega hetkeseisuga. Sellel ristmikul on ka varasematel aastatel juhtunud taolisi õnnetusi. Kas siit võib kuidagi mingeid paralleele tõmmata või ka järeldusi teha? No Tallinna ristmikel juhtub päris palju liiklusõnnetusi. Aga kui me vaatame, et neid õnnetusi, millal nad on juhtunud ja mis põhjustel, siis täpselt sarnastel põhjustel neid juhtunud ei ole. Küll antud juhtum annab ainest arutada selle üle ja kaaluda, kas oleks vaja Tallinnas lülitada sisse valgusfoorid varem, mis küll tähendab, et mõne juhi pärast peavad hakkama teised juhid siis kauem seisma punase tule taga tühjalt ootama. Aga tänane liiklusõnnetus näitab, et seda peab hakkama kaaluma.